ma ei suuda uskuda, mis kümnendisse me sisenesime, kui algas aasta 2020. Jah. Kui esialgu tundus natuke naljakas see, kui ütleme aasta 2021 alguses inimesed hakkasid jagama mingeid Jokkeri meeme ja mingeid muid nalju, kus vihjati sellele, et noh, üks hull aasta sai läbi ja järgmine veel hullem on alles ees. Mäletad sa neid Jokkeri meeme, kus Jokker näitab trepi pealt mingile veel hullemale kloonile, nagu et Jokker näitab uuele kolleegile kontorit või mingisugune siuke nali. See oli ainult üks nendest naljadest, neid nalju, et 2020 oli kohutav. Vaata, see oligi see, et see inimestel oli selline tõsine sentiment, et saaks aasta ja peaks olla läbi. Et ometi see neetud kohutav aasta lõppeks ja väga kiiresti tulid sellele need nii-öelda sellised vastunaljad ja vastureaktsioonid, et pole midagi, tuleb järgmine sama hull või veel hullem, eks ole, et little did we know. et ainult hullemaks läheb. Kuigi 2021 nagu siin 2020 ja 2022 aasta vahel, võt see oli ikka ilus aeg. Olime juba harjunud COVIDiga teatud mõttes ja ei olnud veel pidanud harjuma sõjaga Euroopas, nii et... Jaa, aga seal oli ka mingeid momente, mis tõmbasid kohe aasta algul kõik asjad nagu täiesti kraavi ära. Minu meelest kõik algas ju sellega, et COVID jätkas oma võidukäiku ja jätkas muteerumist, aga mäletad, seal aasta algas ju kohe ka sellega, et seda Ameerika, mis on see Kapitooliumi rünnati, on ju, et hakkas seal pihta see jant. Aga 2021 ka ikkagi lõpptulemusena tuli president Biden mitte ja ei jätkanud, eks ole, Trump, nii et see, ma mõtlen, et siin oli ikkagi sellist, ma ütleks, et see oli siuke hingamisruum, hoolimata sellest, et ikkagi oli suhteliselt kohutav. Ja, no üleüldse päris pöörane on see, et üks mu sõber ütles hiljuti, et mäletate neid mõnusaid koroonaaegu, seda head rahulikku koroonaaega, nagu, et me oleme nagu jõudnud punkti aastaks 2022, kus reaalselt juhtus see, mida poleks eales uskunud, et saab juhtuda, ehk siis, et koroonaaeg tundub nüüd tagantjärele mõeldes nagu siuke chill aeg. Ja see on ka muidugi ühesõnaga siin on vaja võtta seda väga tinglikult või siukse, seda ei saa 100% tõsiselt võtta, sest et loomulikult ka minu lähikonnas oli inimesi, kes võitlesid oma elu eest COVIDi tõttu ja see asi oli väga-väga tõsine, aga samas see, et seda nalja tegi üks nendest inimestest, kes oma elust peaaegu ilma jäi COVIDi tõttu, et just tema ütles, et tagantjärele mõeldes nagu natuke nagu tundub, et see koroonaaeg oli nagu siuke hea rahulik aeg veel, et see on väga-väga kõnekas. Ma ei tahaks nagu, ma ei tea, vaata aasta on alles alguses, et ei tahaks nagu öelda nagu õieti midagi, sest teatud mõttes nagu võib veel ju nii palju hullemaks minna. Aga samas, kui ma mõtlen kas või nagu COVIDi peale, siis ma ei tea, pärast ise läbipõdemist ja kuidagi nagu kõik need vaktsiinid ja tõhustusdoosid ja asjad, et ma hoolimata sellest, et on sõda ja ilmselt on sõda ka veel suvel, siis sellises hästi isiklikus, egoistlikus ja võib-olla antud kontekstis isegi ebasobilikul kontekstis. Ma ikkagi tajun, et ehk tuleb, minule, eks ole, tuleb avatum suvi. Mitte nendele inimestele, kes, eks ole, põgenevad täna sõja eest või surevad või peavad sõdima. Aga ma ikkagi teatud kontekstis nagu tunnetan, et vähemasti selle COVIDi, kui nüüd midagi palju hullemaks järsku ei lähe jälle,
Covidi nagu tüki oleme me suutnud ehk läbi pureda sellel kümnendil, selle esimese pandeemialaksu. See ei pruugi olla viimane pandeemialaks sellel kümnendil, loomulikult kaugeltki mitte. Aga noh, selles suhtes oluline õppetund, ma arvan, teades seda, et pandeemiad tõenäoliselt järgnevatel aastakümnetel muutuvad pigem tihedamaks kui harvemaks. Nii et siuke esimene suur õppetund meie siis põlvkonnale. Ja sõja puhul ma ei tea, eks see on ka nagu siuke asi, kus meie põlvkond ei ole ju päriselt nagu jätti kogenudki siin Euroopas sellist asja. Ei ole pidanud oma silmaga nägema või kuulma või kogema seda. Nii et siuke tõesti ikka tõsisesse kümnendisse sisenesime. Kusjuures see oli nii huvitav, et keegi tegi, see oli minu arust kohe Covidi alguses, ma üritan selle YouTube'i video üles leida, ma ei ole kindel, kas ma suudan, sest ega ma sellest väga palju enam ei mäleta, aga keegi tegi minu meelest mingi päris hea analüüsi sellest, miks 20 tuleb päris kole aeg. Ja mitte selline rõõmu ja meeletu majanduskasvu ja liberaalsuse ja vabanemise kõige aeg, et see oli nagu huvitav analüüs, katsun selle üles leida. Ja otsi see üles ja pane saate märkmetesse, sest et kõik kindlasti tahavad seda tsüaniidi sutsakat ka veel saada pärast saate kuulamist, et kui muidu pole juba tuju nagu päris nullis, siis me saame aidata ja sellepärast me oleme ka tagasi ja sellepärast on ka minu heli kvaliteet sama sitt, kui oli eelmine kord, et seda ma peaks parandama nüüd, et ma ütlesin eelmine kord, et ainult sinu heli kvaliteet on kehv ja lõpuks oli minu oma ka, sest kuigi ma salvestasin tõesti oma heli tol hetkel ka sellise hea mikrofoniga, siis sinu heli me salvestasime niimoodi, et me võtsime üles terve selle Zoomi kõne, eks ole, ja siis mul ei olnud enam võimalik eraldada enda häält sinu häälest seal Zoomi kõnes ja siis oli ma tõmbasin su endaga kaasa. Ma olin Leonardo DiCaprio, kes hoidis lauatükist kinni jääkülmas ookeanis ja siis sa tulid ja ulatasid abikäe ja ütlesid Jack. Ja siis ma ütlesin, et mu nimi on Jim ja sa ei kuulnud, mida ma ütlesin ja siis sa tulid lähemale. Ja siis ma haarisin sinust kinni ja tõmbasin su kogemata üle parda ja nii me koos põhja vajusime sinna halva kvaliteediga podcastide auku, kus elavad kõik need teised podcastid, kelle sarnaseks me tõotasime kunagi ei muutu. Et siin me nüüd oleme. Alustame. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet Kulturistid. See oli väga 80ndate action multika algus. See mulle meeldib tegelikult, võib-olla me peaksimegi oma saate tunnusmuusika ümber tegema selliseks, nagu sina seda just esitasid, siuke action-packed tund. Võib-olla tõesti. Me ei suuda seda lubadust täita, aga MacGyver, kõik selle aja siuksed etalonid. Airwolf. Võtame endale uuesti eeskujuks ja töötame läbi need tunnuslood ja siis sa saad teha selle pala valmis. Kusjuures, Ivo, ma pean ütlema, ma väga imetlen sinu järjekindlust muusika tegemisel ja olen väga uhke su üle, et sa jõudsid Koit Raudsepa playlisti oma nädala debüüdiga, et see oli, ma arvan, väga oluline verstapost ja ma arvan, et kui mina oleksin muusik, siis Koit Raudsepa playlisti jõudmine oleks üks kõige olulisematest asjadest, mida ma tahaksin saavutada oma esimesel sellisel tõusuteel igal juhul. Nii et palju õnne. Aitäh sulle, ma olen ise ka väga uhke. See on väga mõnus lugu.
ausalt, see meeldiks mulle isegi siis, kui sina inimesena mulle ei meeldiks. Et sa suudaksid kunsti selle loojast nii-öelda siis eraldada tol hetkel. Jah, sest ma proovisin seda teha, ega ma kohe ei teadnud, kas oleks võimalik, aga ma proovisin seda teha niimoodi, et ma mõtlesin sinust halba ja reaalselt pühendasin pool päeva vähemalt sellele, et lihtsalt nagu fabritseerisin mingeid põhjuseid, miks mitte hoolida sinust või miks olla nagu, miks tunda sinu suhtes vastumeelsust sinu kui inimese suhtes. Ja siis lõpuks, kui ma olin viinud ennast sinna vihaseisundisse, ma ei ütle vihkamise, sest et ma ei läinud nii kaugele. Selle eksperimendi jaoks ei olnud vaja minna nagu päris äärmusesse ära, aga viisin mingisse vihaseisundisse ja panin selle laulu siis ikkagi mängima ja see ikka meeldis mulle ja siis ma sain aru, et kurat, et Ivo on ikka hea muusik. Vot see on ka tehtud ju sellises nagu 80ndate stiilis, see nagu see synthwave, eks ole on, et ma arvan, et jah, ma püüan meie järgmiseks korraks meie tunnusmuusikaga teha sellise synthwave'i ja vägeva. Aga see on nii huvitav, kuidas nagu inimesed mingeid asju nagu, mingitele asjadele reageerivad hästi niimoodi jõuliselt, et see on tegelikult, kuigi kui ma vaatan oma YouTube'i kanalit, siis see ei ole, mul ei ole juba päris pikka aega nagu väga palju vaatamisi minu videodel olnud, kui ma need üles panen, mõnede sajade juurde tavaliselt nagu jõuavad need videod, mis ma sinna üles laen. Aga tavaliselt, kui ma saangi mõne uue loo valmis ja seda juhtub üsna harva, siis ma panen nad ikkagi oma sellesse Facebooki niimoodi jagan ja see oli küll huvitav, et kui tavaliselt ma postitan mingi oma loo, siis peaaegu kedagi nagu ei huvita. Et ma saan siukse nagu pigem vähe laike. Et siis seda lugu hästi palju kommenteeriti ja laikiti ja siis ma mõtlesin, et nüüd mind nagu hinnatakse kunstnikuna ja muusikuna. Aga siis, kui ma sain järgmise loo valmis siin märtsi alguse poole ja panin selle üles, siis taaskord olid seal mingisugune siukest 5 inimest seda laikimas. Nii et tundub, et võt see oli seda, et siis ma tegin, teine oli siuke akustiline lugu, et ma pean ikka selle synthwave'i juurde jääma, ma arvan, et seda inimesed tahavad. Just seda Action Pack, Airwolf, Knight Rider, MacGyveri diskomussi. Ma arvan, see on minu tulevik. Huvitav, kui palju seal ikkagi mängib rolli algoritm ja see, et ma ei tea, algoritmide tähed joondusid õigesti kuidagi selles digitaalses tähistaevas ja see andis su loole hoogu juurde, samas kui see teine lugu siis juba kuidagi mattus sinna Facebooki vaikusesse, mitte ei jäänud inimeste huvipuuduse taha. Ma ei tea, tõesti ei tea. Eks see on nii, algoritm annab ja algoritm võtab. Ja nii me ütleme ja nii on ka piiblis kirjas, nii et. Aga et algoritmi tuleb austada. See on selles suhtes huvitav, et sa ütlesid, eks ole, läksime sellisesse keerulisse kümnendisse, ma võin tõesti nagu väga ausalt öelda, et alates 2020. aasta algusest on minu elu olnud ikka nagu täielikult kaoses ja pidevas muutumises ja igasuguseid nagu seda on nagu selle sõja kontekstis muidugi nüüd siuke jällegi, ütleme, me peame selle nagu kõrvale jätma teatud mõttes, et me siin nagu ei sure tänavatel, eks ole, ja meie kodusid praegu ei pommitata ja elu on nagu selles suhtes ikka väga lill, et ma nüüd püüan nagu vältida seda, et iga kord, kui ma hakkan rääkima oma pisikestest probleemidest selle kõrval, et siis ma hakkan vabandama välja, et minu probleemid ei ole nii suured. Me peame selle ilmselt, ma pean selle enda peas nagu korra kõrvale, et aga tõesti see 10. algus on olnud mulle väga, väga keeruline, nagu meile kõigile, aga just siin viimaste kuude jooksul ma olen jälle hästi palju muusikat hakanud tegema ja see on tõesti olnud selline, ma ei tea, viis kuidagi suunata neid mõtteid ja tundeid ja emotsioone ja ka hirme mingisuguses konstruktiivses suunas võib-olla, et see on nagu siuke mõnus tegevus, millega ma õhtuid täita selle asemel, et mis see noortepärane popsõna on doom scrollida sotsiaalmeedias ja uudisteportaalides, et mis parasjagu toimub.
ma seda ei teinud mitu aastat vahepeal, ma isegi, kui ma Belgiasse kolisin, kaalusin seda, et ma jätan oma muusikainstrumendid maha. Ja siis tegelikult alles 2020. aastal hakkasingi jälle uuesti nagu mõtlema, et okei, et võiks natukene jälle muusikaga mässata ja siis ostin isegi paar pilli juurde. Aga sa viskasid küll nalja, et peaks jääma synthwave'i juurde, sest et akustilist värki inimesed ei kuula ja nii edasi. Aga kas sa lood lugusid ühe loo kaupa või sa mõtled pikemalt ette ja kujutad ette nagu sellist suuremat tervikut, kui sa nüüd järjest nende lookeste kallal nokitsed, et mismoodi sa töötad muusikuna? Ma olen nii ühte kui ma teist teinud, aga peamiselt ma töötangi ühe loo kontekstis ja miks synthwave tundub nii nagu varasemalt oli see, et enamus lood ma kirjutasin akustilise kitarri abil, nii et nad tulid kas sellised akustilised ballaadid või siis akustilisel kitarril kirjutatud lugu on tavaliselt väga tihti nagu või väga lihtne rocklooks muuta, et sa lihtsalt paned sinna veidi karmimad kitarrid ja trummid juurde, et siis ma tegin siukest indie pop-rocki värki, mis ei huvita väga kedagi ja mind ennast ka enam väga mitte, aga täna on nagu see seis, et tavaliselt kui ma lihtsalt igavusest hakkan muusikaga mässama, siis kõige tavalisem on see, et ma hakkan mängima omal siin süntesaatoriga ja miskipärast see nagu standardne asi, mida ma teen lihtsalt puhtalt igavusest, on, et ma teen siukest cheese'it 80-ndate muusikat, et ma panen siukse nagu 80-ndate trummibiidi taha ja hakkan süntekatega mingit nagu tilulilu tegema ja kui see nagu meeldib mulle, siis ta võib vahel areneda looks ja seetõttu ongi mitu lugu, mis ma olen kirjutanud, on sellised synthwave-ilikud. Aga kui vahel see oleneb ka sellest, et millega ma alustan, et kui ma alustan sõnadega, siis mul on tihti lihtsam neid akustilise kitarriga viisistada. Kui ma lihtsalt alustan süntekaga mässamist, siis sellest tuleb tõenäoliselt synthwave'i lugu. Okei, nii et see on tingitud, su praegune suund on tingitud nendest vahenditest, mis sul käepärast on parasjagu ja mille poole praegu rohkem tõmbab põhimõtteliselt. Küll aga ma olen mõelnud seda, et täna ma ei ole selleks võimeline ei tehniliselt ega sisuliselt, et mul ei ole nii palju lugusid, aga et kui veel mõned aastad nagu vaeva näha, et siis võiks lausa esineda ja panna selleks kokku mingisugune grupeering ja siis peaksid need lood nagu enam-vähem ühte nagu suunda olema. Vähemalt niimoodi, et see kontsert ei koosneks nagu, ma ei tea, 10-12 täiesti eri ilmelisest, eri keelelisest, sest ma kirjutan siiamaani veel vahel eesti keeles ja vahel inglise keeles. Et ühesõnaga peaks nagu mingisuguse suunitluse tegema. Vahepeal ma hakkasin tegema nagu kontseptuaalset plaati, mis oli põhimõtteliselt ökopunk plaat, milleks mul on mingisugune 4-5 lugu kirjutatud ja osaliselt salvestatud. Aga ma ei saaks seda välja lasta, sellepärast et nagu tööalaselt, kuna ma tegelen keskkonnateemadega riigis, et siis oleks imelik, kui ma annaks välja mingisuguse ökopunk plaadi, kus ma väga robustsete sõnade abil siis räägin sellest, kui halb kõik keskkonnaga on. Et võib-olla see nagu lihtsalt ma arvan, et see oleks nagu see oleks hüppelaud ministri positsioonile su jaoks, ma arvan. Punkminister. Jaa, come on. Inimesed ootavad, et keegi tuleks ja võtaks selle asja korralikult käsile ja ei keerutaks enam ja mis oleks parem reklaamikampaania, kui anda välja ökopunk-plaat, kus on robustselt ja otse öeldud, mis seis on ja mida tuleks teha. Ja kui sa teed 4-5 lugu, siis kas punkplaadil kas sinna on vaja üldse veel nagu lugusid juurde või? Üks õige punkplaat ongi minu arust siuke 20 minutit ja läbi ja sõnum on kohale viidud sinna, kuhu see kohale viia oli vaja. Jah, aga punklood on lühikesed ka. 4-5 lugu on siuke rohkem 10 minuti kanti kui 20. Et kui 20 minutit, siis ma oleks täitsa rahul juba. Okei, tõsi. Aga ma olen tegelikult selles suhtes natukene nagu
ma nagu natukene olen pettunud, et see ökopunk või sihuke nagu kas või miks mitte ka öko hip-hop muusika ei ole jõuliselt nagu tagasi tulnud. Sest Eestis on tehtud ökopunki, Villu Tamme on JMK-ga kirjutanud mitu ökopungi lugu. Minu meelest üks nende esimene lugu, mida ma ei ole kuskilt normaalse salvestusena leidnud, see on YouTube'is on mingi kontsert, hästi, ma ei tea, kas see oli äkki 80. lõpu või 90. alguse kontsert, kus nad esitavad seda lugu nimega Ökosüsteemi hukk, aga ma ei ole sellest paremat salvestust kuskilt leidnud. Aga nende hilisemas loomingus on samamoodi, mille kulul me elame, tal on tegelikult hästi mitu sükest ökopungi lugu. Nii et isegi kuni selleni välja, et ma olen unistanud väga pikka aega Villu Tamme intervjueerimisest, et teha, mul ei ole seda üheski kontekstis teha, et nagu mul ei ole oma keskkonnasaadet, et ma ei tea, kui keegi meid kuulab ja tal on oma keskkonnasaade, et siis palun intervjueerige Villu Tammet ja küsige temalt ökopungi kohta, ma võin teid aidata selle ettevalmistamisel. Ma olen väga kaua aega seda tahtnud juba. Kas su ökopunk album ei võiks koosneda siis 4-5 loost, mis kokku kestavad 10 minutit ja siis ülejäänud 10 minutit täidaks sinu ja Villu Tamme vaheline vestlus ja miks mitte ka sellise vaikse instrumentaaltaustaga, et see on natuke nagu süke, nagu mingi spoken word poetry, samas süke nagu punk improvisatsioon tähtsatel keskkonnateemadel, saad aru? Isegi huvitav mõte. Mõtle nagu lahtisemalt sellest kõigest, mõtle avatumalt. See on tegelikult isegi täitsa hea mõte, mulle meeldib. Sest see on päris lahe, kui kuulata mingeid vanu albumeid ja siis vahepeal on mingisuguse... Saab muusik otsa keegi rääkima. Jaa, ühesõnaga tegelikult nagu viimati tehti neid asju minu arust nagu hip-hopis rohkem kui ilmusid albumitele, sellised asjad nagu skitid ja eriti Dr. Dre ja Eminem. Ja enne neid tegelikult Busta Rhymes nagu... Aga need olid sellised pooleminutised? Või okei, mõni oli pikem. Vahel need olid pikemad. Ei, need olid vahel ikka... Minust Eminem eriti nagu küttis vahepeal korralikke mingeid kuuldemänge sinna albumitele, lugude vahele. Okei, need ei olnud ka kunagi päris mingid nagu 10-minutilised, aga ei, nad olid ikka rohkem kui 20 sekundit. Et selles mõttes ma arvan, et on aeg tuua skit tagasi ja tuua kohe jõuliselt niimoodi, et 10 minutit vähemalt ja ühesõnaga seda albumit ma kuulaks kohe. Kohe, ma pean mõtlema selle peale. Mõtle selle peale, aga mõtle tõsiselt, mitte niisama. Aga mis, kui sa hakkad seda muusikat siis laivis esitama ja paned selleks sellise mingi supergrupi kokku, siis mis selle grupeeringu nimi võiks olla? Võt ma ei tea, supergruppi on raske kokku panna, sest ma ei tunne nii palju kuulsaid muusikuid, ja nad ei tahaks minuga koostöös muusikat teha ja ma ise ei ole kuulus, nii et supergruppi ma kokku ei saaks panna. Supergrupi definitsioon on grupp, mis koosneb varasemalt teistes ansamblites kuulsaks saanud muusikutest, eks ole. No okei, kui sa ei taha sihtida kõrgele, siis sihime madalale. Mis on supergrupi vastand? Lihtsalt grupp. Ei, see grupp on nagu siis siuke neutraalne tase. Sittgrupp. Aga mis on selle sittgrupp või sittgrupp? Ma ei tea, kas supergrupil on vastandit. Supergrupi vastand on punkbänd. Inimesed, kes ei oska muusikat teha või instrumente käsitleda, pannakse kokku, et teha muusikat. See kõlab nagu punkansambel. Ivo and the Krustoks. Mulle siuksed nimed üldse ei meeldi. Pealegi ma siis ei tahaks, ma ei tea, ma siis esineksin kas oma nime all või siis ma ei tea, siis peaks mingi bändi kokku panema. Mul kunagi on olnud paar bändi, aga me ei ole väga palju kunagi esinenud. Ja mul on nagu see häda ka, et ma kodus saan salvestatud asjad küll, sest ma saan mitu korda sama asja proovida ja leida see kõige õigem variant sellest salvestusest ja lisaks sellele ma saan korrigeerida oma laulmist, mis on muidu tavapärases olukorras üsna kohutav. Et selleks, et anda live esitlusi peaksin ma ilmselt mingi aasta jagu võtma hääletunde. Siis saaks hakkama küll jälle. Ma olen näinud sealt Superstaari saatest, et seal Maikeni juures on võimalik käia. Arvad, ma peaksin kohe Maikeni juurde minema? No muidugi, või ma ei tea, kas ma saan aru, et su agenda ongi nagu sihtida
võimalikult madalale. mu agenda on mitte üldse midagi teha. et see mul ei ole agenda. ei, ära mine siis Maikeni juurde. Nii, kes oleks Maikeni vastand? ma ei tea. See on lihtsalt tulla suvalise inimese juurde, kuule õpeta mind laulma. Kes see olla võiks? Ma tahan välja selgitada, kes on Maikeni vastand. Ma ei tea, kes on Maikeni vastand. Sellele küsimusele võib-olla oskab Maiken ise paremini vastata. Ma ei tunne teda et nii palju, et tema vastandit välja nagu selgitada. Maiken... jah, ma praegu mõtlen Castlevania peale, kui sa tead sellist Netflixi sarja. Ma tean sellist Nintendo mängu. Ja see põhinebki sellel tuntud Netflixi mängude sarjal. Ja seal on teatavasti käib võitlus vampiiride valitseja Draakulaga. Ja siis ühel hetkel seal astub Draakula vastu võitlusesse tema enda lihane poeg, kes on paljuski tema vastand, mis tõttu on ka tema nimi täielik Draakula vastand ehk siis Alucard. Okei. Nii et võib-olla kui otsida Maikeni vastandit, siis see võiks, vastus võiks end ilmutada siis, kui me kirjutame Maikeni nime paberile ja siis vaatame seda peegelpildis. Peegelpildis. Sa nüüd hakkasid guugeldama, et kui ta mingit programmi otsima, kus saab panna teksti peegelpilti või? Ma just mõtlen, kas see peab olema peegelpildis või lihtsalt nagu tagantpoolt loetuna. Nagu no see teeb sama välja. Peegelpilt keerab tähed ka veel teistpidi vist. Seda parem. Ja kui nad on niimoodi nagu teistpidi pluss ka kui nad on nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt teistpidi, siis on üleüldse, siis on käes võit, ma arvan, et siis see ongi, kui sa näed ühesõnaga, et keegi Facebookis reklaamib ennast, et pakun hääletunde. Ja ta nimi on Nekiam. Ja ta nimi on niimoodi kirjutatud ja, et igatpidi tagurpidi, siis see on sinu inimene, ma arvan. Mul hakkas see nimi Nekiam juba täitsa meeldima, see on päris jõuline, tugev nimi. No, muidugi. Märgid. Ma viitsin enam rääkida oma olematust ja mitte kuhugi liikuvast muusikukarjäärist. Mida sina oled teinud nüüd rohkem, et oma närve rahustada ja mitte doomscrollida nii palju? Võib-olla sa lihtsalt oledki doomscrollinud? Oi, doomscrollinud ma olen rohkem kui vist eales varem. Kas sellel on mingi hea eestikeelne sõna või? Sellele otsiti vastet ühe kampaania korras, mille eesmärk oli eesti keelt rikastada ja järele aidata. Huku rullimine. Aga minu meelest, kas me ei lugenud mitte ette isegi neid ja sellisele vabamu sõnause neid asju. Oota, ma kohe võtan selle sõnause lehe ette. Võta see ette, vaata, sest et doomscrolling iseenesest no kindlasti saab kuidagi panna eesti keelde ka, aga see, mismoodi see inglise keeles kõlab, väljendab väga-väga selgelt ja minu meelest ammendavalt seda, kui õudne on olnud viimasel ajal internetis ringi liikuda ja sotsiaalmeedias, sest et seda halvavalt süngerdamine või turmasirv on ka välja pakutud. Issand jumal. Okei, ei. Süngerdamine. Ei. No okei, süngerdamine. Ma kujutan ette, kuidas ma võiksin sellega ajapikku harjuda. Mulle meeldib ma saan aru, et see on nagu otse tõlge, aga huku rullimine mulle ikkagi nagu meeldib. Huku rullimine, seda kuuldes kangastub kohe pilt sellest, kuidas keegi veereb abitult mäest alla ja ei saa enam pidama. No see on enam-vähem see sama tunne, mis praegu tekib, kui võtta Twitter ette. See on tõsi. Ühesõnaga, ma olen kõvasti huku rullinud ja süngerdanud ja seda muidugi selleks, et kummalisel kombel natukenegi rahustada ennast, sest et kriisi olukordades mind ajab rohkem paanikasse see, kui ma ei tea, mis täpselt toimub parasjagu. Nii et ükskõik kui õudne see
asjade seis ja tõdega ei ole, mul on kuidagi lihtsam ennast hoida ja nagu valmis panna halbadeks stsenaariumiteks siis, kui ma saan aru, et mis olukorras me viibime parasjagu. Nii et hukurullimist on olnud kõvasti, süngerdamist ka. Ja mõnes mõttes see teine närve rahustav tegevus on ka puhas süke hukurullimine, sest et ma hakkasin siis märtsi alguses mängima kauaoodatud suurt videomängu pealkirjaga Elden Ring. Ma ei tea, kas sa oled kuulnud sellest? Ei ole, ma olen mängude maailmast hästi kaugele eemal olnud. Pole midagi mänginud, näinud, kuulnud. See on täitsa okei. Ma võin sulle rääkida kokkuvõtlikult, millega kas see on tegu. nagu Elder Scrolls? Ei ole. No selles mõttes, et see on RPG, nii et seal nagu see seos on olemas ja seda on võimalik samamoodi ka võrgus mängida teiste inimestega koos ja tegevus toimub siukses suures fantasy maailmas. Aga mis Elden Ringi eriliseks teeb, on see, et see valmis, see on siis inimesed, kes teavad videomängu žanritest natuke rohkem kui mina, teavad juba ammu ilmselt, et on olemas siuke alamžanr nagu Soulsborne games, mis on suuresti, ma saan aru, tekitatud ühe sellise mängustuudio poolt, mille nimi on From Software. Nad on Jaapanist, nii palju kui ma olen aru saanud asjast. Ja nende selline kaubamärk või põhimüügi argument on alati olnud, et nende mängud on meeletult rasked. Täiesti niimoodi andestamatult rasked, et sa sisened mingisse suurde ja süngesse sellisesse fantasy maailma ja hakkad aga võitlema seal kõigi nende lohede ja kollidega, aga erinevalt teistest action mängudest oled sa suurem osa ajast ikkagi teistest kõvasti nõrgem ja abitum ja saad kogu aeg surma kohe algusest peale. Ja ühesõnaga. Ja see Elden Ring siis on ka selline mäng, et nagu põhimõtteliselt selline nagu jõhkralt raske. Jaa, see jätkab seda traditsiooni. Kas seal mingit story nagu story mode difficulty't ei ole, et sa saad lihtsalt nagu chillida? Ei, seal ongi täpselt, see on selline, see jätkab seda sama traditsiooni, mida Soulsborne alamžanri austajad on algusest peale hinnanud. Seda traditsiooni, mis näeb ette, et armu ei anta mitte ühelgi tasandil, ehk siis mitte ainult see mäng ise ei ole raske, vaid näiteks Elden Ringi puhul on seal ka sellised nüansid juures, et sa ei saa mitte kunagi seda mängu panna pausile, sa ei saa mängu seivida ja kõik on su enda avastada seal. Ehk siis, et kui muidu sellistes üli suurtes mängudes, kus tõesti sul on vaja avastada selline tunne, et terve maailm ja sa alustad mingist suvalisest kohast just nagu ja esimesed, ma ei tea, 10 tundi sul pole õrna aimugi, nagu kuhu see kõik viib ja kus sa oled ja nii edasi. Et siis nende Soulsborne mängude üks tunnuseid on ka see ja mis ka selle Elden Ringi puhul teatud liiki masohistlikke mängijaid väga tänulikuks ja õnnelikuks on teinud, on see, et seal mängus näiteks sa pead ka ise täitsa, ma ei tea, kas mingi märkmiku abil või siis niisama ainult oma ajule toetudes pead kõik ise meelde jätma, et kes kus kohas parasjagu istus või astus, kes sult mida palus, kui sa seal maailmas kohtud mingite tegelastega ja nendega tutvud ja nendega juttu teed. Et sul ei ole nagu mitte mingisugust mängupoolset tuge selles osas, et kus suunas nüüd siis hakata liikuma, et jõuda eesmärgini. Et lihtsamates mängudes
no võib-olla kõige kuulsamad näited tulevad näiteks nendest viimastest Assassin's Creed mängudest. Seal on põhimõtteliselt niimoodi, et sa saad nagu no suhteliselt niimoodi autopiloodi peal ikkagi ringi liikuda olenemata sellest, et see maailm on meeletult suur. Sa tegelikult ei eksi seal kunagi ära, sest et kogu aeg ekraani peal vaikselt niimoodi vilguvad sellised suunavad ikoonid. Ühesõnaga, et kõik, mis sa ekraanil näed, et see on tegelikult lihtsalt siuke nagu suur GPS ekraan väga ilusa graafikaga, kus sa siis pead sõitma punktist A punkti B on ju oma hobuse seljas või mis iganes. Et Elden Ringi puhul sul on ainult kompass. Okay. Ma tulin lõunast, tahan tagasi minna, pean jälle lõuna poole minema. Põhimõtteliselt sul on kompass ja noh, mingisugune kaardi hakatis on sul ka seal alguses, aga üldiselt on kõik sinu enda teha ja meelde jätta ja kui sa fail'id, siis see on su oma viga. Ja noh, eks sel põhjusel on maailmas ka väga palju inimesi, kes ütlevad kohe ära, et see mäng ei ole mulle. sest et see on tõeliselt raske ikkagi arvestades, kui vastutulelikud on mõned teised mänguarendajad oma nende erinevate raskustasemete väljatöötamisel. Et kui ikkagi inimene tahab hästi chillilt seda mängu läbi teha, tahab lihtsalt nautida seda lugu, ei taha treenida ennast mingiks ninjaks, lihtsalt selleks, et saada, ma ei tea, esimesest levelist edasi, et siis pakutakse seda võimalust nagu lahkelt, aga Elden Ringi puhul seda võimalust ei ole, et nii, et mingeid raskusastmeid, mitte midagi sa nagu valida ei saa. Ja noh, save ida selles mõttes saab, et seal on nagu mingid checkpointid, on ju, aga sa ei saa minna nagu kuskile menüüsse ja igal hetkel, igal sammul save ida nii, nagu sul endal vaja oleks. Sa ütlesid, et ei saa ka pausile panna, et mis sa siis teed, kui sa mängu lõpetada tahad, lihtsalt paned kinni ja siis jätkad. Siis paned kinni lihtsalt, ja no mingid fännid avastasid, et seal on üks nagu siuke salanõks, kuidas saab sundida mängu pausile. Aga noh, see ei ole ka nagu siuke päris paus või noh, see kuidagi on siuke, see ei ole nii mõeldud. Aga mitte see ei ole nagu kõige olulisem selle mängu puhul või kõige huvitavam, vaid kõige huvitavam on ikkagi. Ma alustasin igavamast osast, aga minu arust see põnevam osa on see, et selle mängu üks autoritest on Troonide mängu autor George R.R. Martin. Ja see on olnud üks väga oluline selline turunduselement on ju selle mängu siis promomise juures, aga ühtlasi see on ka sisuliselt ikkagi mingil määral tunda. Raske on muidugi ise hakata välja mõtlema, et millised jupid seal on täpselt siis Martini sulest tulnud ja kellele ta täpselt nime välja mõtles ja millised dialoogiread on tema kirjutatud, aga ega see lõpuks polegi nii oluline, et olulisem on võib-olla see, et lihtsalt seal, et noh, inimesed, kes on fännanud Game of Thronesi või üldse seda Jää ja tule saagat, kas siis sarja või raamatute kujul, ma arvan, leiavad sealt üht-teist mõnusalt tuttavlikku ja ühtlasi see on veel kuidagi minu meelest ikkagi nagu parem kui Jää ja tule laulu saaga, et see on kuidagi originaalsem, süngem, noh, ma ei tea, kas võib-olla mitte, ma ei tea, kas nagu kahte nii sünget asja saab nagu niimoodi võrrelda, et kumb on siis nagu kõige süngem või mis iganes, aga et mõned need disaini elemendid ikkagi seal Elden Ringis, mõned tegelased ja koletised on ikka nagu nii huvitavalt disainitud ja nad on nii koledad ja nii vägevad korraga, et see on küll midagi erakordset või midagi sellist, mida me pole tegelikult väga näinud seni videomängudes. Et seal on mingi siuke imelik siuke nagu Jaapani horrori ja siis siukse nagu Jää ja tulelaulu õuduse ristand ekraanil ja see on väga-väga äge, see on muljetavaldav. Aga imelikul kombel see ülimalt raske mäng, ülimalt sünges maailmas, millesse on peidetud ka omamoodi natukene ilu, aga mis üldiselt on ikkagi kole.
ma siin samal et see on mind nagu lohutanud ja hoidnud rea peal või kuidagi aidanud mul sõjamõtteid pausile panna natukeseks ajaks. Vabandust, saaksid ütlema midagi? Ma siin sel ajal, kui sa alguses seda ütlesid, et ühesõnaga, et hakkasid sellist mängu mängima ja kuna ma poolt kuulnud, siis ma kiiresti võtsin selle mängu treileri ette, et seda siin niimoodi piiluda kõrvalt. Ja peab ütlema, et väga nagu muljetavaldav tõesti on see maailm visuaalselt, et tõesti nagu ta näeb selline grandioosne ja tõesti ka ilus välja, hoolimata siis tõesti, võrreldes minu jaoks selline võib-olla kõige vägevam maailm kõikidest nendest rollimängudest on olnud seni Skyrim ehk siis Elder Scrollsi seeria, eks ole. Kõige võib-olla sellise viimane põhiseeria mäng, eks ole, millele ootame siin järge juba nüüd aastaid, aga Skyrim on ta on samamoodi selline fantaasiamaailm ja kõike muud, aga see Elden Ring tundub nii palju rohkem süngem ja sellisem isegi veel siuke fantaasia rikkalikum või kuidagi selline võimas. Et tundub põnev, aga see, mis sa rääkisid sellest, et tegu on kohutavalt keerulise ja raske mänguga, see natukene vist mind lükkab sellest eemale, kuigi võib-olla sellises kontekstis, kus maailm ümberringi on kaoses ja põleb, siis selline väga raske väljakutse on just täpselt see, mis aitab neid mõtteid nagu sellelt eemale saada. Aga jah, võiks ju isegi täitsa nagu proovida, ta näeb päris äge välja. Mind see George R.R. Martini pool nagu väga nagu ei kõneta, sellepärast et mul vahel tekivad sellised tunded, et kõik need asjad on tehtud kuidagi sellise lihtsalt et võib-olla tal endal oli mingi väike huvi ja firmal on muidugi huvi, et see nimi oma mängu reklaamis ära kasutada ja midagi nagu sisulist seal võib-olla nagu ei olegi. Aga kes teab, ma lihtsalt olen selles osas täna natukene siukses negatiivses meeleolus, et kui ma mõtlen näiteks sellele Sõrmust isanda siis sarjale, mis peaks varsti tulema, selle esimene treiler tuli vahepeal siin välja, Lord of the Rings, The Rings of Power. Sellist ma vaatasin seda treilerit ja see kõik tundub nagu suhteliselt suvaline. Et ma nagu ei kujuta ette olukorda, kus meeletu massi rahaga kokku ostetud õigused siis kõigepealt, et üldse saada nagu Sõrmust isanda lugu teha telesarjaks, mis maksis $250 miljonit või midagi, ainuüksi sellist õigus, et seda sarja teha ja siis sinna nagu panna, ma ei tea, mingi $1 miljard sisse, et siis seda nagu sarja teha. Et nagu, sellest ei ole isegi nagu Tolkieni enda kirjutatu põhjal nagu korralikku lugu. Et on nagu, ma ei tea, ma eeldan, et nad võtavad lihtsalt selle, mis on nagu Silmarillionis natukene nagu olemas ja lihtsalt siis lasevad seda nagu, või mitte ainult Silmarillionis seda nii-öelda eellugu, et kuidas Sauron need sõrmused nii-öelda lõi ja kuidas nende abil siis erinevad haldjad inimesed ja päkapikud siis ära korrupeeriti ja mis see kõik nagu tähendas, et seda lugu vist minu teada, ma ei ole nagu Tolkieni mütoloogia suur fänn, aga seda nagu käsitletud erinevates teostes ühel või teisel viisil, aga seal ei ole mingit nagu, ta ei ole nagu Sõrmust isanda enda lugu või Kääbik, kus on nagu siuke fleshed out nagu korralik lugu, vaid see on mingid müüdid ja mingid ajaloo nagu kirjeldused. Et mul on nagu väga raske ette kujutada, et sellest midagi nagu head tuleb. või võib-olla siuke okei asi tuleb, aga kindlasti mitte midagi sellist nagu Sõrmust isand oli filmina. Ja seetõttu kõik siuksed asjad praegu, kus et võtame nüüd George R.R. Martini juurde ja laseme tal kirjutada tükike mängust ja et see tuleb nüüd kohe selle võrra nagu ägedam, et see kõik võtab mult veits nagu seda, ma ei tea, tekitab praegu pigem sellise nagu kehva maitse suhu, et ma nagu ei tõmba selle poole. Ja, ei, täiesti arusaadav. Ja ega ma ka ei usu, et George R.R. Martin nüüd istus mitu aastat seal videomängustuudio kirjanike toas ja muud kui trükkis neid dialoogiridu. Ma oletan, et ta oli seal pigem selle maailma kontseptsiooni loomise juures
ja seal on tunda tema käekirja, ma võin nii palju öelda, et olles lugenud Jää ja tule laulu raamatuid, siis Martin on seal kohal just nagu selles Elden Ringi maailmas. Aga jah, et kui hõivatud ta täpselt oli selle kõige kirjutamisega, seda saab ainult ta ise meile rääkida. Nii et eks näis, võib-olla on sel teemal juba intervjuusid tehtud, aga mina ei ole neid eraldi otsinud veel, nii et ma päris täpselt ei tea. Aga mis puutub sellesse, ühesõnaga ma tahtsin öelda lihtsalt, et see Martini osalemine selles projektis on selles mõttes jällegi siuke kõnekas ilming selle kohta, kuidas jällegi videomängutööstus imeb endasse järjest ikkagi maailma tipptegijaid teistest kunstivaldkondadest ja antud juhul siis maailma kirjandusest. Olenemata sellest, kui kõrgelt või madalalt armas kuulaja hindab George R. R. Martini loomingut, siis selles pole kahtlust, et tegu on meie eluaja ühe kõige edukama kirjanikuga, kes on loonud võib-olla suurima sellise fantasy saaga pluss frantsiisi pärast Tolkieni Sõrmuste isandat. Ja see, et sellist inimest, kellel kindlasti on käed jalad tööd täis ja kellel ei ole tingimata vaja nagu otsida endale juurde veel mingisuguseid lisatöid, et muidu võib-olla tuleks istuda niimoodi käed rüpes abitult toas lihtsalt, ma ei tea, keerutada pöidlaid, sest et ei ole nagu projekte, milles osaleda. Et ma arvan, et tal seda probleemi pole üldse ja ammugi on ju teada, juba siis, kui me hakkasime sinuga tegema popkulturiste, me rääkisime sellest, kuidas fännid, kannatamatumad ja siuksed nagu nõmedamad fännid, nagu alandavad ja solvavad austatud kirjaniku, sellepärast, et ta pole ikka veel valmis kirjutanud ja avaldanud Jää ja tule laulu viimast 2 raamatut, on ju. Et see sama küsimus on õhus siiamaani ja ega keegi ei tea, kas need raamatud siis tulevad kunagi või ei tule, aga isegi kui võtta seda arvesse, et need raamatud justkui on tal veel tallel, on ju, on eriti põnev mõelda sellele, et ta pidas piisavalt põnevaks käia ennast vahepeal tuulutamas mingisuguste imelike Jaapani mängutegijate stuudios ja võttis vaevaks päriselt siis luua üks täitsa uus maailm, mis ongi täitsa siukse maailma mõõtu ja maailma sügavusega ja on sellisena ikkagi midagi väga erilist ja kui vaadata sellist esialgset vastukaja fännidelt ja kriitikutelt, siis tegu on ilmselt selle aasta, kui mitte kõige olulisema mänguga, siis kindlasti selle aasta, ma ei tea, 2 või 3 kõige olulisema mängu sekka ta kindlasti jõuab aasta lõpu kokkuvõtetes ja selle mängu skoor, ütleme nagu see Metacriticu skoor on ka üks kõigi aegade kõrgemaid, et ta on omamoodi selline fenomen, mida ja mille sarnast nagu võidukäiku või edulugu pole kunagi võimalik tegelikult ette nagu ennustada või teadlikult nagu strateegiliselt fabritseerida, et need asjad lihtsalt juhtuvad, kui ajastus on õige ja saavad kokku õiged inimesed ja õiged ideed ja paistab, et Elden Ringi puhul see parim stsenaarium justkui läkski nüüd käiku. Aga jah, ühesõnaga, ma olen päris alguses, mul tegelikult ei ole nagu ülipalju aega, et seda mängida. Paljud inimesed ütlevad, et see on siuke mäng, mida et sa võid mängida, ütleme 50 tundi seda, mis mingisuguse muu mängu puhul tähendab seda, et sa oled juba võib-olla 2 korda selle mängu läbi teinud või 3 korda. Elden Ringi puhul sa mängid teda 50 tundi ja siis sa
võib-olla pääsed sealt sellest esimesest alast välja või midagi sellist ja siis see mäng muutub veel 4 korda suuremaks ja siis mingil hetkel sa arvad, et sa oled jõudnud juba kuskile, siis sa satud kuskile maa-alusesse maailma, mis on sama suur kui see maapealne maailm, et ühesõnaga, tegu on ilmselt mänguga, mida variant A ma tegelikult mitte kunagi oma elu jooksul läbi ei tee või variant B mängin seda järgmised 10-15 aastat, arvestades seda, kui vähe mul nädalas on aega, et päriselt pühenduda sellisele tegevusele. Aga seni, kui see on nauditav ja seni, kuni see viib teisi halvemaid, väsitavamaid mõtteid kas või paariks tunniks nädalas eemale, seni on kõik väga, väga tore. See on selles suhtes huvitav, sa mainisid, et kuidas nagu tõesti see pool on sellest nagu loost huvitav, et nii suur ja tähtis ja kuulus kunstnik, autor on panustanud nagu videomängu loomisesse, et see näitab seda, kuhu see tööstus on jõudnud. Et see on nagu tõesti selles suhtes huvitav, et varem olid, seda on juhtunud hästi palju ka minevikus, aga enamasti need ei ole kohutavalt kas edukad projektid olnud või siis on need pigem sellised nagu nohikutest kuulsused olnud, nohikutest kunstnikud olnud, kes panustavad, et Douglas Adams, tuntud kui Hitchhiker's Guide to the Galaxy seeria looja, kui ta veel elus oli meeletu suur, eks ole, arvuti nohik fänn, futurist inimene, kes mõtles väga põhjalikult selle peale, et milline saab olema tehnoloogia tulevik ja loomulikult ta ka kasutas oma kirjanikuvõimeid siis videomängu loomiseks ja sinna panustamiseks ja mitmete mängude nagu arendusse panustamiseks. Ja muusikute seas on ikka olnud omajagu. David Bowie tegi, issand, ma ei mäletagi, mis selle mängu nimi oli, tegi ka mingi hetk ühe Nomad Soul, leidsin üles. Nomad Soul on üks mäng, millel siis David Bowie tegi muusika. Ja Quake'ile ju, see on selline hästi üldtuntud fakt, et Quake'ile tegi muusika Trent Reznor Nine Inch Nailsist. Ja. Et neid selliseid nohikuid on nagu palju, kes on panustanud siin-seal, aga see pole kunagi olnud see nagu main thing vist. Just, ja. Et sellised avangardistid on ikka teistest ees ja teevad lahedaid asju juba palju varem kui teised. Aga see, et selline mega mainstream staar ja ta pole ju ainus, kas või siin viimase, mis oli nüüd paar aastat tagasi või millal tuli Cyberpunk välja, kus mängis peaosas Keanu Reeves, on ju. Siis kui tuli välja Death Stranding, see oli nüüd paar aastat tagasi, siis seal oli näitlejatest kaasatud Norman Reedus, on ju, keda inimesed tunnevad, keda Walking Deadi sõbrad tunnevad hästi ja Mads Mikkelsen tegi seal rolli, keda paljud väärtfilmide sõbrad ja draamasarjade sõbrad teavad hästi. Et ühesõnaga selliseid ägedaid talente muudest kultuurivaldkondadest imbub mängutööstusesse aina rohkem ja aina tihemini me näemegi selliseid A-klassi suuri staare tegutsemas mänguväljal ja see on see on asi, mille suhtes ei saa nagu silmi kinni pigistada, sest et see näitab meile midagi. see tähendab midagi. Aga seda ma ei teadnud, et Douglas Adams on ka mängude kallal töötanud. Milliste mängude? Ta panustas vist Lucasfilmsi mängu Labyrinth ja mingisugune mäng nimega Bureaucracy vist, mis ei olnud väga tuntud, aga ta tegi iseenda firma nimega Digital Village, mis tegi siis erinevaid asju digitaalses vormis ühel või teisel, siuke nagu, ma ei tea, interneti algusaastate, või mitte päris enam algusaastate, aga siis selline nagu ma ei tea, 90ndate interneti ja digimaailma siis selline firma ja
90-ndate lõpu. Ja sellega ta tegi sellise mängu nagu Starship Titanic, mis oli siis tema nagu lool põhinev, ma ei teagi, mis ta seal veel tegi, ma usun, et ta kirjutas enamus selle mängu, aga mida täpselt veel, seda ma ei teagi. Huvitav, jaa, täitsa esimest korda elus kuulen. No ta on selles suhtes oli tõesti hästi, noh ta hästi palju nagu teda huvitas tehnoloogia ja internet ja arvutid ja ta rääkis sellest hästi palju ja kujutas ette tulevikus väga palju asju, mis võiksid välja tulla. Ta oli väidetavalt esimene inimene, kes ostis Euroopas Macintoshi arvuti, ta oli hästi suur Macintoshi fänn, Apple'i toodete fänn ja väidetavalt teine inimene, kes ostis omale Maci Euroopas oli Stephen Fry, kes oli ka Douglas Adamsi väga suur sõber, eks ole, kellega nad väga tihti Apple'i asjadest rääkisid. Et ta ühesõnaga tegi väga palju, ta oli siuke tehnoloogia entusiast ja innovatsiooni edendaja või siis vähemalt sellest rääkija, ettekujutaja. Futurist vist öeldakse nende inimeste kohta. See kõlab nagu äge tiitel, mida nime taha saada. Tere, minu nimi on Ivo Krustok, ma olen futurist. Ma töötan Futurumis. Ivo Krustok ja futuristid, see ei või olla su bändi nimi või? Jah, näiteks. Miks mitte? Kui sa paned siia vahele rubriikide vahelise kõlli, siis ma viin sujuvalt meie jutukese järgmisele teemale, mis on lõdvalt seotud äsja käsitletud teemaga, aga on vähe poleemilisem. Kui ma ei pane siia seda kõlli, siis see saade läheb loomulikult edasi oma rada ja on ka tore. Ja, siis on kõik, mitte midagi ei muutu tegelikult, ma ikkagi hakkan rääkima sellest. Aga ma panen ikkagi siis kõlli. Nii, aitäh selle kõlli eest, kusjuures ma praegu lihtsalt ütlesin seda teadmata, kas sa päriselt paned selle kõlli või ei pane, sest et ilmselgelt see saade monteeritakse kokku pärast salvestust, mitte enne sünkroonis salvestuse endaga. Nii et praegu lihtsalt heas usus mängisin kaasa seda mängu, millesse sa oled mind tirinud. Kuuled teavad. Ja ma usaldan sind, Ivo, ja ma usaldan, et sa ajad õiget asja ja et sa oled sõnapidaja mees. Olen. See teema, mis meenus mulle seoses sellega, et sa mainisid Sõrmuste isandat, seda seriaali, mis varsti siis nüüd Amazon Prime'is hakkab jooksma. Mul seostus sellega üks hiljuti nähtud intervjuu ühe sellise fantasy kirjanikuga, kelle nimi on Marlon James. Ta on Jamaica päritolu fantasy kirjanik, aga ma saan aru, et ta ei ole ainult fantasy't kirjutanud, lihtsalt nüüd tema viimased 2 raamatut on osa sellisest triloogiast, mille 3. osa on alles töös, ja mis on selline fantasy triloogia ja mille sünnilugu tema sõnul on selline, et ta sattus sõbraga vaidlema teemal, et Sõrmuste isand ja Tolkieni maailm ja see, kuidas me seda siis nagu tänapäeval vaatame ja lavastame, et mida me sellega teha saame ja mida me sellega teha ei saa. Et see vaidlus, mis tal sõbraga oli, sai alguse sellest, et oli välja tulnud Kääbiku filmi treiler ja siis ta vaatas seda treilerit ja mõtles, et here we go again, selles mõttes, et kõik need, kogu see näitlejaskond oli seal väga selgelt lihtsalt selline nagu valge rahvas, ütleme nii. Ja siis see vaidlus sõbraga oligi siis selline, et see sõber ütles, et no loomulikult see näitlejaskond on seal selline nagu see on, sest et nii see oli ka ju raamatus või raamatutes ja üleüldse see muinasjutt, mille Tolkien on kokku kirjutanud, on selline süvabritilik selline muinaslugu,
et see ongi nagu selle rahva lugu, peegeldab seda kultuuri mingist teatud ajalooperioodist ja noh, seda ei saa nagu sundida, ütleme nagu, ma ei tea, etniliselt mitmekesisemaks, on ju, lihtsalt sellepärast, et me praegu elame mingil sellisel ajastul, kus me väga palju mõtleme nendest teemadest ja selle peale see Marlon James ütles, et jah, ei, ma saan aru, mida sa räägid, aga vaata, Tolkieni raamatutega on see asi ka, et see on kõik välja mõeldud. Need ei ole dokumentaalteosed. Sellist asja ei ole olemas nagu, eks ole, haldjas või päkapikk. Jah, just, et mitte midagi poleks vabandust, kes te kuulate meid, kes on alla 5-aastased ja usute veel päkapikke, kõik päkapikud on olemas, ärge muretsege, ma räägin siin spetsiifiliselt Tolkieni raamatute päkapikkudest. Ja meil on uskumatult palju alla 5-aastaseid kuulajaid, nii et see oli väga vajalik ääremärkus siia, aga ühesõnaga, et Marlon Jamesi väide oli see, et kui seal Kääbiku treileris ka oleks välja ilmunud kuskilt nurga tagant mõni Aasia päritolu, vähemalt välimuse järgi Aasia päritolu või Aasia juurtega kääbik, et ega sellest poleks see maailm veel nagu kokku kukkunud otseselt. Ja ma arvan, et tal on õigus, aga see on väga huvitav teema, mis kerkib ikka ja jälle, mida rohkem me kuidagi nagu toome ekraanidele ja lavadele vanu häid armastatud lugusid. Seesama arutelu on ju olnud päevakorral ka James Bondi puhul. On räägitud seda, et võib-olla oleks aeg tuua ekraanile mustanahaline James Bond. Seda on räägitud, me oleme näinud, mida on tehtud Spider-Mani frantsiisiga, kuhu siis kirjutati mingil hetkel sisse selline latino Afroameerika tegelane Miles Morales, kes siis võttis nagu teatepulga Peter Parkerilt üle ja Miles Moralest on võetud avasüli vastu, sest et ta on lahe tegelane ja kuidagi need uued filmid on ja ka see uus PlayStationi mäng, need on olnud väga kvaliteetsed. Väga, väga hästi kirjutatud ja hästi lavastatud ja kõik on olnud hästi. Aga see on nagu, Marlon Jamesi lahendus sellele kõigele oli see, et ta siis hakkas kirjutama seda oma fantasy triloogiat, mille puhul ta ütleski, et see on nagu Aafrika sõrmuste isand või Aafrika troonide mäng. Mingil hetkel ta isegi hakkas George R. R. Martiniga suhtlema, kelleni jõudis kuuldus, et üks mees nimega Marlon James kirjutab Aafrika Game of Thronesi, et siis Marlon tahtis kohe kokku saada selle inimesega ja tutvuda, et kes see nii ambitsioonika ja ägeda projekti on ette võtnud ja siis nad, ma ei tea, olid seal mingis raamatupoes kokku saanud ja hänginud. Aga ma arvan, et see Marlon Jamesi vastus või reaktsioon, mis seisneski selles, et ta asus tegudele ja hakkas mõtlema välja mingit uut suurt lugu, on ju. Ma arvan, et minu hinnangul see ongi nagu parim reaktsioon, mis saab olla, et ma eelistan sellist tegutsemisviisi sellele, et me võtame mingisuguse vana klassikalise loo ja hakkame seda nagu, ma ei tea, nagu mingite nagu sotsiaalse õigluse punktide skoorimise nimel nagu ümber tegema, näiteks nagu ma arvan, et kui James Bond hakkab järsku olema mustanahaline, et siis see on nagu igavam ja kuidagi mitte nii suurt väärtust lisav lahendus kui see, et me mõtleksime välja mingisuguse täiesti uue loo, kus saaks nagu algusest peale olla keegi siis see, kes ta on, kes iganes ta siis ka ei oleks ja me ei pea nagu vahetama inimeste, ma ei tea, sellist etnilist kuuluvust või mingeid väliseid tunnuseid, nagu need oleksid mingid kostüümid, mida me siis vahetame nagu vastavalt sellele ajastule, kus me parasjagu oleme, et James Bond on James Bond ja las ta siis olla, et kui on uus ajastu, siis lihtsalt räägime uusi lugusid, mitte ärme nagu
töötle ümber lugusid, mis nagu praeguseks tunduvad nüüd nagu just nagu aegunud, aga nad olid omas ajas need, mis nad olema pidid. aga ma just mõtlen, et mis on sinu suhtumine sellistesse küsimustesse, et mida sa teeksid, kas näiteks selle uue Sõrmuste isanda sarja puhul ma ei tea, kuidas sa tunneksid, kui seal oleks siuke hästi diverse, hästi paljusid, ma ei tea, rahvusgruppe esindav näitlejaskond näiteks ja see oleks siuke nagu sihilik selline nagu, ma ei tea, turundustrikk nagu selleks, et nagu kaasajastada Sõrmuste isanda seriaali. Et ma ei tea, mis mõtteid ja tundeid see sinus tekitab? Ma üritasin korra kiiresti uurida, kas Tolkien kirjutas oma näiteks haldjate kohta midagi nende nahavärvist, et kas ta nagu mainis ära näiteks seda, et haldjad on kõik ma ei tea, valgenahalist või heleda nahaga. Ja vähemalt niimoodi kiirel otsimisel ma ei suutnud seda leida, et mul on selline tunne, et kui keegi teeks täna Tolkieni põhjal filmi ja see cast oleks seal sama mitmekesine nagu maailm meie ümber on, nii inimeste, haldjate, päkapikkude kui ka kääbikute seas näiteks, siis ma arvan, et ma ei paneks seda tähele nagu midagi imelikku või midagi eriskummalist, et ma arvan, et see ei muudaks selle nii-öelda maailma usutavuses. Ja siin me räägime maailmast, kus on haldjad ja sõrmused ja eks ole, kõndivad puud ja suured kotkad, kes räägivad, et see ei muudaks selle maailma usutavuses minu jaoks midagi nagu põhimõtteliselt ei muudakski midagi. Nii et ma iseenesest ei näe ühtegi põhjust, miks nii ei või olla. Aga teisalt ma olen nagu sinuga nõus, et näiteks see sama James Bondi, ma nagu otseselt ei näe ühtegi põhjust, miks James Bond ei või olla ükskõik millise rassi või isegi soo esindaja, et ausalt öeldes nagu see on üks tegelane, mille lugu on räägitud väga mitut moodi ja juba väga mitmel korral, aga samas on ilmselt oluliselt lihtsam põhjendada, lihtsam kui põhjendada, miks see võiks olla eri nahavärviga haldjaid, on lihtsam põhjendada, et James Bond on alati olnud suhteliselt selline mehelik mees, suhteliselt selline valgenahaline mees ja ütleme, ka kandes edasi väga palju neid tunnuseid, vähemalt algusaastatel siuke kerge kuni ränk seksism ja siuke privilegeeritud positsioon ühiskonnas ja kõike muud, eks ole. Et James Bond lihtsalt on selline tegelane ja me oleme tänases kontekstis teda ümber defineerinud ühel ja teisel viisil, ta ei ole enam täna sama tegelane, nagu ta oli, eks ole, kui Sean Connery teda mängis ja see on hea, et ühest küljest me oleme need muudatused juba kõik ära teinud James Bondiga, mis ühiskondlikud ootused on selle tegelasega teinud, et nagu võtta sealt järgmine samm edasi ja ka võimaldada seda, et ta võibki olla kas teise nahavärviga või isegi teise sooga, et see nagu minu jaoks ka mingit erilist nagu sügavat ma ei tea, nagu tunnet ei tekita. Ma tean, et Doctor Who, kes on tegelane, eks ole, keda on mänginud väga paljud erinevad näitlejad läbi aastakümnete ja ongi üks tegelane, kes siis muudab oma välimust, eks ole, drastiliselt sarja jooksul. Et praegune Doctor Who on esimest korda siis naine. Ja ma ei mäleta, et sellest muidugi samamoodi tekkisid pikad arutelud, kas see on ikka okei, või see on siis see nii-öelda tänapäevane, ma ei tea, kaasamiskultuur või ma ei tea, see isegi nii naljakas tänapäevane kaasamiskultuur, et see on nagu selline liberaalne poliitika, gone wild, et nüüd me peame kõik tegelased muutma, kes on mehed olnud naisteks ja mida iganes. See jauramine võib olla, aga ma ei näe, et see oleks kuidagi seda sarja kehvemaks või isegi ausalt öeldes nagu
paremaks otseselt teinud, ta lihtsalt on nüüd üks uus tegelaskuju, keda mängib uus näitleja ja lood on ikka Doctor Who'ga seotud lood ja samamoodi nagu kui need meesnäitlejad on muutunud, siis see naisnäitleja, kes sinna rolli astus, on toonud enda poolt sellise terve hulga siukest omalaadseid aspekte. Jodie Whittaker siis on see, kes praegu mängib. Ma kahjuks pean tunnistama, ma vaatasin ära küll kõik Christopher Ecclestoni, David Tennant ja Matt Smithi osad Doctor Who'st, aga kui tuli Peter Capaldi, siis asi vist ei olnudki selles, et mulle ei oleks enam Doctor Who meeldinud. Mul on siuke tunne, et ma lihtsalt väsisin sellest ära, nii et enamus Peter Capaldi ja peaaegu ühtegi Jodie Whittakeri osa ma ei olegi näinud. Nii et ega ma ei oska seda nagu kuidagi põhilist, väga detailselt kommenteerida ka, aga ma nagu ausalt öeldes tegelikult ei näe seda, et miks see võiks olla maailm filmides sama mitmekesine, kui ta on nagu päriselus, et see ei tohiks tekitada mitte mingisugust nagu second thought'i või see ei peaks tekitama mingisugust nagu küsimust, et kui me vahetame näitlejaid tegelasel, kes niikuinii kogu aeg vahetub, inimesi on erinevad inimesed võivad siis seda tegelast mängida, tundub okei. Ma ei oska nagu öelda. Jaa, 100%. Doctor Who on hea näide, sest et seal ongi juba sellisel idutasandil see võimalus alati olemas olnud, et Doctor Who saab põhimõtteliselt olla kes iganes. Spider-Mani puhul samamoodi see Miles Moralese sissetoomine ei mõjunud kunstlikult, sellepärast et sellise uue tegelase sissetoomine ongi võimalik, kuna Peter Parker sai oma võimed sellepärast, et teda ammustas üks teatud tüüpi ämblik, eks ole. Nii et kui me sellist lugu jutustame, siis on seal juba eos olemas see võimalus, et see sama ämblik võib ju hammustada ka kedagi teist, on ju. Ja need võimed kanduvad üle ka sellele uuele inimesele. Ja nüüd, kui üleüldse seal Marveli maailmas on käsitletud ka kogu seda multiversumi teemat ja Spider-Mani ka viimases filmis lõbutseti sellega päris korralikult. Ma ei ole seda filmi näinud, aga ma olen kuulnud, et mis seal tehti ja see kõlab väga lahedalt. Et siis see kõik ongi täiesti okei. Lihtsalt James Bondi puhul konkreetselt minu nagu probleem seisneb selles, et ma eristan James Bondi sellest agendi 007 positsioonist, et James Bond on minu silmis kodanik, kes sündis on ju, ma ei tea, valge poislapsena, kelle ema-isa panid talle nimeks James ja ta perekonnanimi oli Bond. Et agent 007 seevastu on nii-öelda selline nagu ametipositsioon või siuke tool, kuhu võib istuda kes iganes ja ka sellega ka mängiti, eks ole, viimases James Bondi filmis. Nii et lihtsalt minu jaoks nagu see küsimus tekib seal, kui me hakkame rääkima, et kas James Bond võiks olla keegi hoopis teissugune. Et minu pärast agent 007 võib olla kes iganes, aga kas James Bond nagu, et see on hea point, jah. Mulle tundub see nagu juba siuke nagu liigne punnitamine, et kui James Bond isikuna on ühtäkki keegi hoopis muu. Aga mis puudutab sellist mitmekesist ja rikkalikku ja täielikku maailmapilti esindavat loomingut, et mis üleüldiselt, et siis see on asi, mida ma märkan ju igal pool ja mille peale ma mõtlen igapäevaselt ka ise lugude jutustajana ja nüüd ka mängutööstuses tegutsedes, kas või seda sama Elden Ringi mängima hakates, ma panin tähele, kuidas seal mängus sa saad põhimõtteliselt luua ükskõik millist tegelast endale ja sealjuures saab ka nahavärv olla kas, ma ei tea, kriitvalge või sinakas valge või sinine või roheline või pruun või must, on ju, et sa saad seal ise otsustada, mida sa parasjagu vajad ja tahad. Aga kui minna
soengumoe juurde, siis soengud, juuksed on inimestel ikkagi kõik noh, põhimõtteliselt nagu sirged, et sa saad lihtsalt nagu valida erinevaid selliseid ütleme nagu euripiidseid soenguid ja nagu mingeid nagu rohkem lokkis juuksetüüpe sa sealt menüüst lihtsalt ei leia. Ja see juuste teema on ka näiteks miski, mille peale ma varasemas elus polnud nagu üldse mõelnud. Aga mis jõudis mu tähelepanu välja üldsegi mitte ammu, kui ma lugesin ühte artiklit teemal, et arvutimängudes on üleüldse läbi aegade olnud nagu problemaatiline afrotüüpi juuste kujutamine, sest et see on nagu graafiliselt keerukam kui sirgete juuste ja rohkem polügoone on vaja. Või siis just, et see on nagu tehniliselt keerukam, et sul ja seetõttu on nagu ajalooliselt olnud mängudes päris kehvad sellised nagu noh, lokkisjuuksed, afro lokkisjuuksed. Ja et seda noh ka teatud ringkondades püütakse nüüd nagu teadlikult muuta paremuse poole. Aga jah, ühesõnaga kui veel püsida nagu siukse väga mainstream popkultuuri juures, siis ka need uued Star Warsi filmid ju selles osas nagu püüdsid olla rohkem noh, käia tänapäevaga ühte sammu ja toodi sisse seal erineva etnilise omadusega näitlejaid, mis oli igati tervitatav ja noh, tõepoolest ei saa öelda, et see oleks midagi nagu fundamentaalselt muutnud Tähesõdade saaga juures, et pigem olid seal need peamised küsimused selles, kuidas see viimane triloogia üldse oli kokku pandud ja kuidas see tegelikult lagunes koost, eks ole. Kuna aga maailm oli selle võrra realistlikum, et seal oli inimesi, aga maailm oli selle võrra realistlikum ja ma tõesti nagu noh, hindasin seda, see oli hea muutus igal juhul. Aga jah, ühesõnaga nokkida saab seal igast erinevate asjade kallal ja eks sellest on ka räägitud, et kas nad ikkagi nagu lõid seal põnnama või kuidagi jõudsid ainult poolele teele nagu selle tänapäevastamise juures. Isegi, kas ei olnud mitte üks teemadest, mida seal käsitleti või mille kallal ilguti see, et vaata need 2 uut meessoost tegelast. Mis nende nimed olid, ma enam ei suuda meenutada, aga põhimõtteliselt nagu Poe Dameron ja Poe ja siis ühesõnaga üks oli valge mees, teine oli mustanahaline mees. Ma kohe guugeldan selle välja, sellepärast et muidu see jääb mind väga ja Poe Dameron oli üks ja teine oli see, keda mängis briti näitleja mis ta nimi, Boyega või Boyega või ja John Boyega, kes mängis Finni, just Poe ja Finn. Et mingid kriitilisemad fännid ja kriitikud rääkisid ka sellest, kuidas Poe ja Finni vahel oli kuidagi selgelt tunda mingit sellist mingi geiliini algeid ja kuidas see justkui nagu lõpetati ära üsna järsult. ma üldse ei oska nagu hinnata, kui tõsiselt see geiliin seal oli sees või ei olnud tegelikult, sest ma absoluutselt ei vaadanud seda selle pilguga ja mulle nagu kinos tõesti see niimoodi nagu silma ei hakanud. Ja no arvestades seda, kui palju kamraadlus seal oli. Kui palju on maailmas fanfic'i ja seda, et inimesed tahavad kohutavalt ette kujutada mingeid meeletuid seksuaalseid pingeid absoluutselt kõikide tegelaste vahel, absoluutselt kõikides kuulsates frantsiisides, siis seda ongi nagu alati väga raske tõsiselt võtta. Ja. Aga noh, et see ongi nagu see teine pool selle tänapäevastamise kampaania juures, et hakatakse nõudma võimatut tegelikult autoritelt, et okei, et sa
teed nüüd nagu uut tähesõdade filmi või sa teed uut Sõrmuste isanda mingit sarja või filmi. Parem oleks, et seal oleks esindatud see ja see ja see rahvus. Parem oleks, et seal oleks esindatud kõik võimalikud seksuaalse ja soolise identiteedi varjundid ja dimensioonid, et see kõik nagu on põhimõtteliselt tervitatav ja õige ja mina tahan alati näha võimalikult nagu rikkalikku ja sellist nagu huvitavat maailma, kus on esindatud inimtüübid oma täies rikkalikkuses, aga selle kõige juures on võimatu ikkagi olla kunagi õnnelik või rahul ühegi teosega, kui su nagu siht on see, et sa nagu tahad, et igal pool oleks nagu kõik korraga esindatud. Et siuke nagu, et mulle tundub, et loomingus on sageli sellest, mis seal teoses on sageli olulisem see, mida seal ei ole. Ehk siis nagu piirangud ja piirid kuidagi annavadki teostele pinge ja sellise tähenduse. Muusikast näide tuua siis on ju, et ilma vaikuseta ei oleks muusikat, et vaikus on niivõrd oluline komponent muusika juures või muusika loomise juures. Et siis nii on ka muudes kunstivaldkondades ja see ongi kuidagi see on siuke huvitav küsimus, mida lahendada, eriti kui sa oled mingisugune nagu megastuudio omanik või osanik või mingi muu tähtis otsustaja. Sest et mulle tundub, et selliste nagu iseseisvate ja vabade kunstnike puhul see ei olegi mingi küsimus. Mina siin nagu vaba kunstnikuna võingi kirjutada millest iganes ma tahan. Ja ma võin esindada keda iganes ma tahan. Ja ma selles mõttes ei pea nagu muretsema selle eest, et mida turg arvab või kuidagi nagu mõtlema, ma ei tea, oma miljonite lugejate ja fännide peale üle terve maailma. Aga sellised frantsiisid nagu, või selliste frantsiiside omanikud nagu Disney ja rohkem vist ei olegi tegelikult firmasid järel. Disney põhimõtteliselt. Disneyl on hästi palju frantsiise nagu, lihtsalt. Ja et see on nagu väga huvitav mõelda, et vaata, et need on nagu, et ühest küljest nagu õilsad sellised pingutused, aga teisalt need on ka väga robustselt lihtsalt nagu rahalised kaadutlused, mille järgi siis rahastatakse uusi projekte. Ja ühesõnaga, mul ei ole mingit selget nagu vastust või järeldust teha selle kõige pinnalt, aga see on huvitav suur küsimus, mida ma ei tea, kas saab nagu mingil sellisel korporatiivsel tasemel nagu ära lahendada. Ilmselt ei saagi, aga me saame vaadata, et mida nagu tehakse ja mis selle tulemus on. Et näiteks siin üleeile mu vanem tütar näitas meile ühte uut filmi, mis on vist DreamWorksi film, kui mu mälu mind ei peta, mille pealkiri on Turning Red. Okay. Ma ei tea, kas see on eesti keelde juba dubleeritud ja kas see on juba Eestis ka kinodes, võib-olla veel ei ole, aga ülilahe film, kus peategelaseks on, tegevus toimub Kanadas esiteks, vahelduseks on ju, et mitte kuskil nagu Ameerika Ühendriikides. Ja peategelane on 13-aastane selline nagu Hiina juurtega tüdruk, kelle parimad sõbrad on siis üks on siuke India juurtega tüdruk, siis on üks Korea juurtega tüdruk ja siis üks, ma ei tea siis mis juurtega siuke valgenahaline Kanada tüdruk ja kõik on kanadalased. Ja kuigi see tundus nagu arvestades meie sellist nagu kultuurilist pagasit harjumatult mitmekesine kampaania, siis ta oli ikkagi nagu seda oli nii värskendav vaadata, sest et see on ka päris elu ja sellised ongi kambad olnud pikalt, juba pikalt enne seda, kui hakati
noh, päriselt näitama peategelase rollis inimesi, kes ei olnud valged. Nii et see oli nagu igati nagu lahe film selle koha pealt, aga peamiselt ikkagi sellepärast, et see oli hästi kirjutatud ja nagu lahe lugu. Nii et kokkuvõttes seal oleks võinud ka nagu lihtsalt mingid nagu sokkides tehtud tegelased olla, kelle puhul oleks olnud võimatu hinnata, et mis rassist nad on. Et see oleks toiminud ikkagi, sest et ta oli loona lihtsalt väga äge, aga see, et seal on ju siuke nagu Hiina juurtega tüdruk peategelane ja ta on täiesti nagu harilik inimene, on noh, absoluutselt igati tervitatav ja nagu see, mul on hea meel, et me oleme jõudnud sinna punkti. Ja ma oleksin veel rõõmsam, kui me oleksime punktis, kus sellest ei peaks eraldi rääkima. Et see on nagu mingisugune asi, mille pärast peaks nagu aplodeerima ja tänama filmistuudiot, et nad nagu selle julgustüki siis ära tegid. Et on Hiina, Korea ja India juurtega tüdrukud peategelasteks. Ja nad on täiesti tavalised ja normaalsed. Vau, nad ei olegi nagu, nad ei esindagi mingit nagu väsinud stereotüüpi, mida meile on tambitud aastakümneid näkku. Ma tean, et Eestis on see hästi nagu tavapärane, et alati, kui vaadatakse sellist filmi või kampa, et siis selline knee-jerk reaction on sellele, et et see on nagu kokku komplekteeritud meelega nii. Noh, et siin on nüüd valitud, et oleks nagu võimalikult mitmekesine. Aga olles elanud ja töötanud näiteks Rootsis, kus ei ole nii homogeenne ühiskond nagu Eestis on, siis ma ei tea, mul oli hästi palju väga mitmekesiseid sõprade kampasid, et näiteks kui ma istusin oma kabinetis, siis seal oli mina, oli üks tumedama nahavärviga Kolumbia meesterahvas, üks Bangladeshist pärit meesterahvas ja üks Iraanist pärit meesterahvas. Vahepeal oli ka erinev komplekt, oli ka naisterahvaid eri paikadest pärit ja need sõprade kambatest olidki täpselt nii mitmekesised, et seal ei olnud nagu seda aspekti, kus ma nüüd nagu, et nüüd on komplekteeritud meelega mitmekesine rühm inimesi, eks ole, et see on nagu lihtsalt see probleem, et kui sa cast'id, siis sa teed mingi valiku, eks ole, ja siis inimesed hakkavad selle valiku valiidsuses kahtlema, et sa teed seda valikut mingi alus, mingisuguse põhimõtte järgi, mis ei ole lihtsalt see, et sa tahad kajastada mingit nagu päris maailma, et sa tahad kuidagi mingit agendat sellega täita, aga ma ei tea, päris maailm on üsna mitmekesine. Ja neid kombinatsioone on väga, väga erinevaid ja väga mitmekesiseid ja sõprade grupeeringud tihtilugu tänapäeval järjest rohkem ka Eestis, aga kindlasti väga mitmetes teistes riikides ongi ääretult mitmekesised. Nende sekka kuulub igasuguse soo, nahavärvi, kultuurilise tausta, religiooni, seksuaalsuse, soo ja kõige muuga inimesi ja see ma ei tea, mulle nagu pärast seda Rootsi kogemust ma kuidagi üldse ei vaata, et need nii-öelda komplektid, mis castingus luuakse, kui see ei ole just nagu väga obvious mingisuguse nii-öelda tokeni kätte saamine, et siis mulle ei tundu need pea kunagi peale surutud. Ja, sa mainisid sõna token ja siis mulle meenus kohe South Parki tegelane Token, kes on ainus mustanahaline laps terves seal koolis ja seegi ju oli tögamine just selle sama trendi arvel, mida me seni olime tundnud popkultuurist väga hästi, et kui sul on mingisugune muust rahvusest või ma ei tea, muu nahatooniga tegelane, et siis ta peab tingimata olema lihtsalt siuke nagu mingi lisaaksessuaar põhimõtteliselt selle põhiloo juures, millega saadakse siis linnuke kirja kuskile. Et see on ka nüüd ära tehtud. Et veel Marlon Jamesi juurde tagasi tulles, ta rääkis ka sellest, kuidas näiteks selline nagu üks tuntumaid elavaid Ameerika tänapäeva kirjanikke Jonathan Franzen, kuidas ta muudkui kirjutab sellistest
upper middle class valgetest ameeriklastest ja nende perekondadest ja kuidas sel teemal on tema kohta küsitud, tema käest küsitud, et miks see nii on või miks sul nagu ei ole ühtegi teistsugust tegelast ja siis ta oli, see on nüüd Marlon Jamesi väide, aga noh, ju ta seda päriselt kuskil kuulis. Et Franzen oli toonud põhjenduseks, et aga ma ei tunne ühtegi mustanahalist inimest. Noh, võib-olla ta ei öelnud seda nii nõmedalt, aga põhimõtteliselt see oli see põhjendus, et ta kirjutab sellest, mida ta teab, on ju. Aga Marlon Jamesi lause selle peale oli ka minu meelest väga vaimukas ja tabav, et nojah, aga et ühesõnaga, see ei olnud vestlus nende kahe vahel. Marlon James lihtsalt rääkis sellest Sõrmust isandest ja asjade seisust üldse kirjanduses ja popkultuuris. Ja siis ta ütles enda kohta, et jah, et ega mina ka praeguses ajas elava sükse Jamaika päritolu inimesena ei võtnud osa omal ajal Prantsuse revolutsioonist, aga see ei takista mul sellest ajast kirjutamist, on ju. Kirjutamist. Ma ei oska rääkida enam. Et mis on täiesti õige ja nii see ongi. Nii et ma arvan, et selliseid nendest asjadest on hea olla teadlik, isegi kui see nagu tingimata olemuslikult või tegelikult vastupidi, ma arvan, et kõik algabki teadlikkusest, on ju. Ja ma arvan, et Eesti on selgelt üks selliseid kohti maailmas, kus kuna see tänavapilt ei ole nüüd teab mis mitmekesine ja kirju, on ju, et siis seal on lihtne ära unustada, kui palju erinevaid inimesi elab tegelikult maailmas ja kes on erinevad 100 erineval põhjusel, mitte ainult sellepärast, et mis tooni nende nahk on ju, või kui kräsused või sirged nende juuksed on, et seal on väga palju veel, mida arvesse võtta ja mis mõjutab inimese sellist identiteeti ja ka elukäiku. Et lihtsalt nagu väiksest Eestist välja minnes ja suurt laia maailma nähes muutub koheselt ikkagi väga selgeks see, kuidas on lihtsalt huvitavam ja kuidagi nagu tabavam kujutada maailma kogu oma rikkuses ja mitmekesisuses, kui et jääda kinni mingisse oma väga väiksesse niši ja piirduda ainult sellega, mis on nagu käeulatuses ja kuidagi peegeldada täpselt ja ainult seda. Ja mõnes mõttes ka see minu arust, et see põhjendus, et aga ma ei tunne ühtegi mustanahalist inimest ja sellepärast mul ei ole ühtegi sellist tegelast, on selles mõttes süke juba eos selline nagu, et sa nagu paigutad teise inimese väga selgelt sellise nagu võõra positsiooni ja võõra positsiooni selles tähenduses, et võõras kui tulnukas või võõras kui teine suure T-ga, kelle puhul on nagu raske oletada või välja mõelda, et mis tema hinges võiks toimuda, sest et ta on ju nii teistsugune. ja mis on nagu kokkuvõttes ju see, mida me sageli avastame, on ju täpselt see, et et me elame nii erinevates kultuurides ja maailmades, aga mingites põhiasjades me oleme ju nagu lihtsalt täpselt samasugused. Et ja seetõttu oligi ka see Turning Red selles mõttes nii lahe, et kuigi seal oli see Aasia taust ja sellega mängiti seal loos ka ägedalt, et siis kokkuvõttes, nagu ma ütlesin, need tüdrukud oleksid vabalt võinud olla ka lihtsalt mingid käpiknukud, ma ei tea, mingisugused oranži värvi käpiknukud ja see lugu oleks ikkagi olnud äge. Ehk siis, et selge näide jällegi sellest, et sa ei pea nagu mõtlema endast teistsuguseid inimesi nagu maru eksootilisteks. Ja teistsugust. Selleks, jah, ja teistsugusteks selleks, et neid nagu realistlikult kujutada. Sest et siis sa tegelikult juba langetki nagu sinna samma auku,
kuhu ilmselt nagu paljud autorid kardavad kukkuda ja seetõttu nad ka nagu hoiavad oma maailmu, oma väljamõeldud maailmu väga nagu, ma ei tea, hermeetilistena. Või kuidagi piiratuna. Ses suhtes see ongi nagu, see ongi jah, mul ei olegi sulle väga palju midagi lisada tegelikult, et noh, kui see, ma just mõtlen, et nii lihtne on nagu hästi paljude asjade puhul rääkida alati, kui filmides või mängudes on mingi tugevam side Hiinaga, et siis et näed, üritatakse Hiina turule meeldida. Aga et sul on Hiina päritolu tegelane, you know what, maailmas on päris palju Hiina päritolu inimesi, et see ei peaks olema kellelegi üllatus, et mõned tegelased juhtumisi ka filmides ja sarjades või meedias on seda päritolu, et noh, et neid inimesi tegelikult maailmas on väga palju. Ja väga paljud nendest on ka Kanadas ja üllataval kombel keskmine Hiina päritolu inimene, kes on väga kaua Kanadas elanud, tõenäoliselt ei erine mõne teist päritolu inimesest, kes on pikalt Kanadas elanud väga palju. Et noh, eks ta enam-vähem nii on. Mul tuli meelde, ma ei tahtnud sulle enne, sul oli nii hea jutt, ma ei tahtnud sisse sõita. Mul tuli meelde, et üks mu lemmik üldse läbi ajaloo South Parki osasid on pealkirjaga Christian Rock Hard, kus Cartman teeb oma kristliku rockbändi nimega Faith + 1. Ja seal on see stseen, kus ta siis kutsub, tema bändikaaslased on siis Butters mängib trumme ja Token mängib bassi. Ja see esimene stseen, kui nad selle bändi nagu kokku panid, ta kutsub nad külla, et teeme bändi ja siis Token ütleb et mul ei ole basskitarri. Ja siis Hartmani vastus on, Token, sa oled mustanahaline, mine oma pööningule ja võta sealt basskitarr. Ja siis järgmine stseen on Cartmani juures juba see, kus Token tuleb kohale ja ma leidsin basskitarri ja siis järgmine vestlus sellel teemal oli see, et Token siis ütles, et aga ma ei oska basskitarri mängida, siis Cartmani oli, Token, sa oled mustanahaline, sa oskad basskitarri mängida. Ja siis Token hakkab mängida, goddammit. Et mitte sellel põhjusel pole see üks mu lemmikosi, aga see on väga hea nali seal osas ja mulle just praegu tuli selle osaga, nagu mul alati meenub, kui hea South Park tegelikult on, sest kogu see narratiiv läbi selle loo, kuidas kogu probleem saab alguse sellest, et poisid tõmbavad internetist illegaalselt muusikat ja siis selle põhjal, et nad näevad seda, kuidas suured staarid nii-öelda kannatavad seetõttu, et ei saa enam nii kallist eralennukit osta ja ei saa oma pojale nii suurt erasaart kinkida ja ühesõnaga, et kõik nende elus on nii nukraks ja kurvaks, et selle põhjal nad siis otsustavad, et pole mõtet enam bändi teha, hakkavad lihtsalt protesteerima selle illegaalse muusika jagamise vastu ja nendega liituvad siis, ma ei tea, Lars Ulrich ja Metallica ja teised nii-öelda suured kuulsad muusikud, et siis samal ajal Cartman lihtsalt läheb ja paneb suvaliselt kokku mingi kristliku rockbändi ja üritab nagu maailma vallutada. See kogu see narratiiv seal taga on lihtsalt ääretult geniaalne ja nii lahe. Et seda ma vaataks alati uuesti ja uuesti. Aga vist peaks ära lõpetama, me oleme juba päris kaua rääkinud. Lõpetame ja kurdame, lähme kurtma oma lisasaatesse väga maisine, kus me räägime asjadest, mis on väga maisised. Ma tean küll, mis on viimase aja kõige maisisem asi, mis on juhtunud. Aga vaatame, äkki me saame sellest teemast mööda ja saame rääkida millestki, mis on natuke vähem või väga palju vähem maisine, aga väärib siiski käsitlemist. Igal juhul, tänane mais selgub lisasaates. Mul on hea meel, et me saime salvestada üle pika aja. Ma loodan, et järgmiseks korraks mul on see kuradi jublakas ostetud ja välja vahetatud, mille abil ma saan oma helisüsteemi siin käima tõmmata. Ja mis ma oskan öelda, et elame veel ja homme on parem päev. Elame.